Andrus, sa oled Eesti ESA äriinkubaatori juht ja Euroopas on ühtekokku üldse 18 sellist asutust. Tänaseks hetkeks on ESA äriinkubatsioonikeskus korraldanud juba esimese taotluste vooru ja valinud välja 3 ettevõtet. Kas sa räägiksid natukene, millised ettevõtted valiti esimesse vooru ja mis on nende eesmärgid? Esimene taotluste voor oli hästi lühike taotluste esitamiseks, kuna ta kestis ainult 3 nädalat. Ja esimeses taotlusvoorus võttis osa 5 ettevõtet, kellest 4 läbisid tehnilise kontrolli, 3 klassifitseerus Eesti kosmose äriinkubaatori programmi. Ja neist 2 on tegelikult seotud New Space ettevõtlusega ja 1 on puhtalt maapealse rakendusega, mis ka baseerub tegelikult kosmose jaoks arendatud tehnoloogial. Mis nende ettevõtete poolt välja töötatavad tooted või teenused on? Esimene ettevõte Spaceit, mille taust tuleb SQP esimesest missioonist ja nad arendavad missiooni maapealselt kontrollsüsteemi, mida on siis võimalik lihtsasti skaleerida erinevatele tudengisatelliidiprogrammidele kui ka väikestele ettevõtetele, ülikoolile, teadusasutustele kui ka eraisikutele. Nad suudavad selle teha oluliselt odavamaks ja kiiremaks. Teine ettevõte on hästi huvitava taustaga, on rahvusvaheline ettevõte nimega Colbrac Space ja nemad vastutavad siis satelliidi kommunikatsiooni eest ja neil on selline unikaalne lasertehnoloogia, mida nad on stratosfääris juba testinud, ja nüüd siis arendavad seda välja satelliidile. Ja 3. ettevõte, nemad kasutavad siis SQP esimese missiooni jaoks arendatud kaamerat, et teha see portatiivseks ja panna see siis vaakumkambritesse, et vaakumkambrites oleksid testijatel silmad. Kui nüüd vaadelda seda vooru ja seda taotlemist tervikuna, siis millistel ettevõtetel on suuremad šanssid taotlusvooru enda stardiks kasvuks ära kasutada ja millised võiksid olla neil siis need tingimused, mida nad peaksid täitma? Esmased tingimused on see, et ettevõte ise ei tohi olla varem kui 5 aastat. Ettevõtte suurosanikel võiks olla Euroopa Liidu elamisluba. Nad peavad vastama SME kriteeriumitele, neil peab olema siis kosmosega seotus. Kuna me toetame ikkagi väga varases faasis iduettevõtteid, siis esimene asi, mida me kindlasti vaatame, siis on tiimi kompositsioon. Kas tiimis on olemas sisemine võimekus prototüüp valmis teha ja kas tiimis on olemas esimene võimekus potentsiaalsete klientidega kontakti võtta ja teha esimesed ärikõned ja võib-olla saada ka mõni klient endaga selles mõttes paati, et on valmis siis testima nende prototüüpi või panustama, andma tagasisidet või kuni selleni välja, et miks mitte ka ostma seda toodet, eks. Ja mida siis täpsemalt arendatakse ja kellele? Kui on mõni lühike nõuanne, mis head nõu võiksid saada? Kui sul on väga hea idee, katsu endale kaasata tugev meeskond ja teiseks võib-olla, et proovi seda kõigepealt müüa ja siis alles arendada. Et see oleks niisugune lühikesed ettepanekud. Ja meil on aastas 2 taotlusvooru, üks on kevadel, teine on sügisel, kevadine taotlusvoor on avatud, tähtaeg on 8. märts ja järgmine tuleb siis juba oktoobris või novembris, aga see kuupäev täpsust. Tegelikult taotlusvoorud on avatud kõik järgmised 5 aastat, kuni on 20 ettevõtet sisse võetud. 2 korda aastas, nagu ma mainisin, me hõikame maha tähtaja, mille jooksul kogunenud taotlused me vaatame läbi, teeme tehnilise kontrolli ja need ettevõtted, mis siis läbivad tehnilise kontrolli, kutsume valimiskomisjoni ette oma ideed tutvustama ja selle pealt siis tehakse kollegiaalne otsus, milline ettevõte siis inkubatsiooniprogrammi sisse võtta ja milline mitte. Aitäh, Andrus, selle ülevaate eest ja palju edu ettevõtetele ja ka inkubatsioonikeskusele. Tänud.